see, kes ukse taga on praegu Piider. Jubu, kes tahab mulle sitta keerata ja loopis mind munadega. Varastas mu telefoni ära ja arvab nüüd, et ma olen nii loll, et ma ta uuesti oma korterisse lasen. Seda ei juhtu. Ta võib arvata, mida tahab, aga ma ei lase teda oma korterisse enam. Pärast seda mobiilivargust ja seda, et ta mind täna munadega loopis, kui ma temaga pidin õue minema. Jumal tänatud, et munad minu peale puruks ei läinud. Mul tuleks ta mu riided ära määrinud lihtsalt. On ikka väärakas. Kahjuks mul on siin suhteliselt see kaamera on kehva kvaliteediga. Hästi ei näita seda selget nägu, aga ta on ikka päris kiilakas loh. See, kes siin praegu ukse taga lõhkus, see ongi seesama tüüp, kes mul telefoni ära varastas ja kes nüüd arvab, et ma peaksin ta uuesti laskma oma korterisse, aga kahjuks ma seda teha ei saa. Täna loopis ta mind veel munadega, õnneks munad ei purunenud minu peale. Kukkusid maha, läksid katki. Aga tuleks lihtsalt mu riided ära määrida, tõeline sõber ei hakka niimoodi tegema, kes püüab ära lippida. Kui ta püüab ära lippida, siis ta ei hakka mind munadega loopima, aga niimoodi nussima. Mul ei ole pesumasinat ka praegu võimalik kasutada, nii et ma ei saaks oma ainsaid riideid puhtaks ka praegu pesta. Ja ta viskab mind munadega. Oleks munad minu peal puruks läinud, oleks mul riided ära määritud. Ma ei saa riideid ka puhtaks pesta praegu. Nii et seda tibla ma küll enam sisse ei lase. Varastas mu mobiili ära ja siis muidugi räägib, et see oli Mattias ja ei. Ei ole nagu väga mõtet lasta seda tibla enda korterisse. Või nagu mina ütlen, sibula koblin. Et jah, sellest asjast ja praegu selline niinimetatud minupoolne vaatenurk, et targem on teda mitte sisse lasta. Usu mind, varsti hakkab ta siin aknaid sisse viskama või mida iganes tegema. Tema jaoks on see naljakas, kui ta teistele sitta keerab, nende vara ära varastab ja rikub teiste inimeste elu ära ja siis arvab, et see ongi nagu lubatud. Et parem on, kui ma ei võta vaevaks temaga suhtlemist, sest ta lubas mulle mingi välja teha. Pidime tanklasse minema, ta lubas mulle välja teha. Selle asemel, et välja mulle teha, selle asemel hakkas munadega 2 kanamunaga loopima mind. Aga õnneks need kukkusid maha niimoodi, et läksid puruks, aga minu riided jäid määrimata. Ma ütlesin talle, et mul on pesumasin praegu pees, ma ei saa riideid ka pesta. Ei, ta ei saa sellest aru, ta hakkab mind kuradi munadega loopima. Nagu ei saaks aru, et see määrib mu riided ära. Ma ei saa seda muna ju välja ka pesta sealt riietest, kui pesumasinat pole praegu. Et selles mõttes ei. Ma igaks juhuks ei lähe temaga välja. Muidu viskabki mulle muna pähe puruks näiteks. Ma ei saa üldse ennast korda. Muna juustes
ei, see asi ei lähe mitte. Parem on temaga mitte tegemist teha. Sellepärast ma lihtsalt hoian temast targu eemale. Netis suheldes ta teeb ka niimoodi. Kirjutab pika kirja valmis, mina vastan, suhtleme mõnda aega nagu normaalsed inimesed, esitleb ennast 20-aastase noormehena, tegelikult on ta 12 ja arvab, et see on nagu põhimõtteliselt okei. Siis saadab mulle mingeid võõraid pilte. No see ei ole päris normaalne. Ja siis, mis reetis teda, mille järgi ma sain aru, et see ongi see sama loh, kes mu elu tuuri pani, ta kustutab kogu teksti ära. Kõik teksti, mis ta kirjutab, kustutab ära, alles jääb ainult minu kirjutatud tekst. See ei ole nagu päris normaalne. See ongi see, millega ta ennast vahele võttis. Ise andis ennast nii-öelda pihtide vahele mulle. See tõesti aru ei saa, et ma saan aru sellest, kellega on tegemist, kui ta kasutab kogu aeg ühte ja sama mustrit. Ta võib nime ära muuta nii palju, kui tahab. Nimest mul on pohhui. Kord on ta mingi Erlik, siis on ta mingisugune Erlin Vetikas või midagi sellist. Siis on ta Martin. Minu poolest võib ta olla ka Vesirott. Vahet pole, mis nime ta kasutab. Ta alati teeb seda, et reedab ennast sellega, et ta kustutab kogu oma teksti ära. Nagu mida vittu. Täiega mõttetu. Nii et ma olen täitsa kindel, et ega see loh ei saa aru mitte millestki, mida ta teeb. Mul on vaja paremaid kaameraid, et see tibla vahele võtta. Targem on selle tibla, ma jätan ukse taha lihtsalt sellepärast, et no ei ole mõtet. Ei ole mõtet teda sisse lasta, ei ole mõtet temaga välja minna, sest kui ma temaga välja lähen, siis ta lööb selle muna mulle pähe puruks, nii et mul on muna juustes, ma ei saa pesta ennast praegu, ma ei saa riideid pesta, siis kuidas ma selle muna endal juustest välja pesen? Ma ei kujuta hästi ette, mismoodi ma saan ennast pesta, aga mul on praegu väga sitt olukord. Targem on mitte teda sisse lasta. Parem on saata ta tead ise kuhu. Aga nüüd on niimoodi, et ma pean minema ja Janno tuleb ka tunni aja pärast koju. Eks siis vaatame, mis edasi saab.